Eelmises meistrinurgas tegime oma freesilauale jalad. Vahepeal olen ka natukene nokitsenud, panin lauale siia sellise riiuli külge ja plaanis on keerata ka rattad alla, et sellega saaks mööda töökoda ringi sõita. Teeme see lõpud ära ja siis teeme ka väikese projekti uue lauaga. No nii, selline mugav laud, saab mööda töökoda ringi sõita ja ühest nurgast teise lükata kui vaja. Tänase projektina teeme me ühe väikese pingi. Lihtne töö. Teeme pesuruumi pingi. Materjali valisime nagu ikka jälle puumarketist, seekord valisin termohaava. Lõhnab jube hästi ja on ka niiskusele vastupidav ja loomulikult ilusat värvi. Puumarketist siis nagu kriisi ajale kohane tellimus internetist ja kaubale ukse taha järgi, et ikka oleks ohutu. Nii, kõigepealt lõikame tükid välja. Ja siis järgmise asjana freesime servad ümaraks, et oleks hea mugav, midagi ära ei kriimustaks, ära ei lööks, et oleks hea duši all selle peale ennast toetada. Nüüd teeme siia selle viguri ka juurde sellele pingile. Ehk siis on vaja see šampoonipudel saada kuidagi siia püsti seisma. Selle jaoks puurime me sisse siia ka sellise suuremat sorti augu. Ümardame servad ära, vaatame, et see pudel kenasti siia püsti jääks. Siis see saab seal olla ja oodata, kuni see šampoon valgub. Ja lisaks sellele võtame siit ühe seebi. Lõhnab väga hästi. Ja sellele teeme siis siia süvendi sellise, et see siin otsapil kenasti püsiks ja maha ei libiseks. Siis on nagu selline pink, mis on multifunktsionaalne. Sellise suure puuriga puurimisel on selline lugu, et see detail võib hakata sul liikuma. Seega paneme selle kindlasti laua külge kinni, et endale ja teistele viga ei teeks. Siis on asi oluliselt turvalisem. Nii, nüüd järgmise asjana on selline väikene nüanss, et ega see totsik siin hästi praegu püsida ei taha. Noh, killa-kolla. Teeme siia väikese süvendi veel sisse, et see natukene sügavamalt peaks. Ja nüüd tuleb jälle mängu meie äsja valminud freesilaud. Sellega ongi seda väga mugav teha. Nii, ja nüüd loksub ma usun natukene vähem ja püsib siin paremini süvendis. Selle seebi süvendiga on nüüd selline lugu. Kõigepealt peame puurima siia sisse augud, et seebist üleliigne vesi siis läbi tilguks ja siis peame seebile tegema sellise väikse lohu siia, et ta maha ei libiseks. Nüüd selleks, et see püsima jääks, nagu ma ütlesin, teeme väikse lohu. Lohu tegemiseks olen ma siia freesile pannud sellise süvendi tegemise tera sisse. Ja me peame seda siin peal nüüd siis tagurpidi pimesi liigutama selliselt, et meil sinna see loht tekiks. Selleks, et seda teha, peame tegema ühe rakise, et me ei saaks liiga kaugele lükata. Rakise olen ma juba valmis teinud, sisuliselt on tegu lihtsalt ristküliku kujuga, mis siis piirab selle detaili liikumist selliselt, et meil see auk, mida me sinna sisse freesime, jääks kindlasti õigetesse piiridesse. Paneme käima ja vaatame, mis. Selline see lohk nüüd tuli, seebi proovime sisse, ideaalne. Kokku monteerimisel selline nipp, vahele võib panna siis suvalised mingid jääkmaterjali tükid, mis sobivad sinu planeeritava pingilaudade vahega, siis on hea mugav sellega toimetada, ei pea midagi mõõtma. Siia peale siis nüüd kinnitame sellised põikipuud, millega need lauad kokku jäävad püsima. Ja peale siis edasi paneme pingijalad. Nõnda, detailid on nüüd valmis, liifime nad puhtaks
et saaks kokku panna. Lihvime jälle sellise mugava lihvimisklotsiga, millel on ka taga tolmuimeja, et seda tolmu kuskil ei lendaks ja kõik kohad seda täis ei oleks. Nii, ja nüüd, kui detailid on lihvitud, head siledad, siis hakkame asja kokku võttima. See oli siis viimane kruvi ja võiks öelda, et meie projekt ongi valmis. Vaatame, kas jääme rahule. Võtame need istud vahelt ära. Nii, selline ta tuli. Proovime kohe, paneme siia selle totsiku. No, jääb püsima. Ja seebi. Valmis ta ongi.